Karupoeg Puh ja toimekas päev. Kolmas osa, kus eesel Iiah peab oma sünnipäeva ja saab korraga 3 kasulikku kingitust. Ükskord seisis vana hall eeslike Iiah, kel kunagi ei vedanud, eriti reedeti, järve kaldal ja mõtiskles elu veidruste üle. Milline hale vaatepilt. Viib tuju nulli. Jube. Nonii, seda ma arvasingi. Siitpoolt pole pilt sugugi parem. Aga siiski miks? Millisel põhjusel? Ja mida sellest järeldada? Kui ma kukalt sügan, pole häda ka. Peas on mul saepuru ja. Kuigi seal on saepuru, siiski kisan nutujoru välja mõtlen üsna hästi ja ilusat hommikut, Iiah. Ilusat hommik sullegi, Winnie Puh. Kui see hommik üldse ilus on. Mina isiklikult kahtlen selles. Kuidas läheb? Mitte eriti hästi. Arvan, et ei kuidagi. Miks nii? Mis sul viga on? Ei midagi, Karupoeg Puh. Ei midagi erilist. Kõik ju ei saa. Mida nad ei saa? Rõõmustada, laulda, hüpata, pole häda ja nii edasi. Oi, mis su sabaga on juhtunud? Mis sellega siis juhtuda võis? Seda pole. Ega sa ei eksi, seal pole saba lõhnagi. Siin pole mingit eksitust. Aga mis seal siis on? Mitte midagi. Ei või olla. Sul on vist õigus. Arvatavasti jätsid selle kuhugi. Ei, arvatavasti tiris keegi selle ära. Pole midagi imestadagi. Seda oligi oodata. Sellisel päeval. Mis päev täna siis on? Reede. Minu sünnipäev. Täna? Aga keda see siis ikka nii väga huvitab? Kellelgi pole selle sooja. Sinu sünnipäev. Kellelgi pole selle asja. Sinu sünnipäev. Ja, kas sa siis ei näe? Kingitused, nimeline tort, jõhvikad, suhkrus ja nii edasi. Kas sa ei näe? Ei, mina ka mitte. See oli nali. Ha. Aga ega ma ei kurda. Ära pane mind üldse tähele, Karupoeg Puh. Aitab sellestki, et mina üksi oma sünnipäeval õnnetu olen. Kui kõik teised ka kurvastama hakkavad. Seisa siin. Ära kuhugi mine. Ma tulen kohe tagasi. Winnie Puh. Tere, Winnie! Tere, Notsu. Mida sa siin teed? Läksin mööda. Tahan kella helistada. Luba, ma aitan sind. Mine eemale. Halvad uudised, Notsu. Eesel Iiahil on saba kadunud. Kes on kadunud? Saba.
ning just täna on tema sünnipäev. Näe, kuidas juhtub, endal on sünnipäevaga sässule. Ei saba ega kingitusi. Kas nad seal sees magavad või? See on ju sinu maja. Õige, jah. Lähme sisse siis. Siin kuskil pidi olema... Ei, mitte see. Kus ta siis on? Ei, seega mitte. Ei. Siin ei ole. Ei. Mitte see äkki siin. Ei, kuhu ma ta küll... Näe. Kingin talle potitäie mett. See lohutab teda. Kas mina ka tohin talle mett kinkida? See oleks meie mõlema eest. Ei, 2 peale on seda vähe. Ma kingin talle siis õhupalli. Mul on veel üks roheline järel. Mäletad? Palli. See sobib. Õhupalliga saab ükskõik keda lohutada. Too see kähku siia. Arvan, et parimaks kingiks on mesi. Sellest saab aru ju igagi üks. Kas või natuke lusika täieke, juba see on hea. Seda enam siis terve pott. Mesi on vägagi kaval asi. Kord teda on ja kord teda pole, aga mesi... Hoidu, millest see küll tuleb? Et meid nagu on. Ja siis äkki enam pole. Oh jaa, tahan põhjani jõuda. Aga seni... Tusatööst järel veel pool. Läbikäik ka. Kuhu ma pidingi minema? Jaa. Ta ongi tühi pott. Üks tavaline pott. Ta kuhugi ei kao. Ja sellepärast tühi pott ja sellepärast tühi pott on hoopis rohkem hinnas ka. Nüüd lõpp mu kannatustel ja pettumustel ka. Ja ilm läheb kohe ilusamaks. Kui sulle või siis talle või ükskõik kellele. Ainult mitte mulle. Kingitakse tühi meepott. Palun tõmmake nörist ja oodake ökul. Palun koputada, kui teile pole vastatud ökul. Ökul, tee lahti! Karupoeg tuli! Tere, Vinnipuh! Mis uudiseid tood? Korbi ja jubedaid. Eeseliiahil kadus saba ära. Saba kadus ära. Ja mis siis? Ta on väga kurb. Ja just täna on tal sünnipäev. Tähendab, et kui tal oleks saba mõnel muul päeval ära kadunud, poleks keegi seda märganudki, aga nüüd... Öökull, teda tuleb lohutada. Kas sa mõtlesid midagi välja? Jah, ma kingin talle meepoti. Selle? Selle. Vägev pott. Näib, et siin on kunagi mesi sees olnud. Sinna võib ükskõik mida sisse panna, väga kasulik asi. Ainult, et ma tahtsin... Teile iiahele kingida, eks? Ja... Sa tahad, et teeme selle kingi 2 peale? Ei, tahtsin, et sa kirjutaksid sinna peale õnnitlen puh. Ja see on kõik. Mida siis veel? Tuleb kirjutada nii. Palju õnne sünnipäevaks! Õnne isiklikus elus! Tore. Aga lisa sinna juurde siis veel puh. Kas sa ise ei oska siis kirjutada? Üldiselt oskan. Aga õige kiri lonkab. See on korralik, aga lonkab lihtsalt miski pärast. Ei, siia ei mahu kõik ära. Pott on väike. Tead, puh, ütle talle seda niisama, suuliselt. Ma ei oska. Kas oled unustanud, et mul on peas saepuru? Pikad laused on mulle nuhtluseks. No hästi, anna siia.